Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Eva Lepik. Tere! Tere, Angela! Ja mul on lihtsalt nii hea meel, et sa mu podcasti tulid, olid nõus tulema. Väga suur au. Aitäh kutsumast! Et mina kusjuures alles väga hiljuti sain sinust teada, tutvusin su materjalidega, nii palju, nii vähe tähendab, kui neid online'is seal YouTube'is ja internetis olemas on. Muidugi sul on oma koduleht, kus on veel rohkem infot ja erinevad kursused ja võimalused, aga see info, mis siis seal näiteks YouTube'is, need paar videot on, no lihtsalt vaata ja vaata veel kord ja vaata iga päev korra, et sa saad kogu aeg uut infot juurde, et mulle nagu hästi su teemad kõnetavad ja seepärast ma ka tahtsin oma vaatajatega sinu teemasid nii-öelda siis jagada. Et räägi natukene ise, millest sa räägid, mis on su teemad, kuidas see üldse sinuni jõudis? Ja okei, see on üks küsimus, mida palju küsitakse, et kuidas ma sellega alustasin või kuidas ma selleni jõudsin. Aga ma ei taha sellest väga palju rääkida, sellepärast, et tegelikult inimesed ei tule selle jaoks ju minu juurde, minu sisu juurde, ei vaata neid videosid, et teada, kuidas minuga see toimus. See juhtub tavaliselt ja juhtus ka minuga samamoodi nagu teistega, et kui ma avastasin ühel hetkel, et millegipärast mu elus mingid asjad nagu üldse ei toimi, ükskõik mida ma teen, ükskõik kui palju ma püüan, ükskõik kui palju ma sellesse energiat panen ja ma väga tahan, et mingi osa mu elust muutuks ja siis väga mingit muutust ei toimu. Ja inimesed ütlevad, selline tunne nagu kinni oled kuskil või see ei tundunud loogiline enam. Ja siis ma hakkasin otsima põhjuseid ja alguses oli see võib-olla selline koban siit ja koban sealt ja mitte nagu pinnapealselt, vaid et see on mul alati olnud nii, et kui miski asi huvitab, siis ma nagu peapidi sukeldun sügavale, pühendun täielikult ja ma õppisin igast erinevaid tehnikaid, rännakud, ma ei tea, ma ei hakka neid kõiki siin nimetama, aga kui ma midagi leidsin, siis ma tõesti pühendusin sellesse ja põhjalikult kasutasin seda enda jaoks, aga ikkagi need muutused olid kuidagi nagu väikesed või siis ühes osas midagi muutus, teises osas hakkas midagi jälle nagu paigast ära minema või nagu lagunema selline tunne oli või tekib kaos mingis teises osas ja mul puudus nagu, ma ei saanud kuskilt nagu terviklikku pilti, et mis asja me siin üldse teeme, kuidas see värk töötab. See elu siin. Mis värk on? Nagu jah, et see ei olnud nagu loogiline, mida ma seni olin õppinud, et okei, et sa annad endast parima ja siis kõik läheb su elus hästi. Tea, mida sa tahad, annad endast parima, kõik läheb hästi. See ei tööta tavaliselt, eks, et inimesed alati annavad endast tegelikult parima. Aga kuidagi tundus nagu asi off. Mul oli selline tunne, et kuskil on midagi, mida ma lihtsalt, keegi ei ole öelnud mulle, ma ei ole seda ise avastanud veel ja mõtlesin, okei, ma uurin välja. Ja võib-olla see ei olnud nii teadlik otsus päris alguses, aga siis ühele hetkel hakkas midagi nagu väga jõuliselt ja võimsalt muutuma, et pilt hakkas selgemaks minema. Ja siis ma sain aru, et kõik see eelnev, need igasugused tehnikad ja tervendamised ja minevik ja traumad ja ma ei tea, mis kõigil on, eks ole, negatiivsed kogemused ja bla bla bla, ma ütlen alati selle koha peal, sellepärast, et see on lõputu. Et mul ei olnud ka mingit huvi tegeleda aastaid selle parandamisega, ma tahtsin olevikust edasi hakata elama oma soovitud elu ja siis hakkas pilt selgeks minema, et need tehnikad olid kõik olnud nagu natuke nagu siit ja sealt ja nendega võib teha igasuguseid asju, aga need ei selgitanud seda, mismoodi reaalsus terviklikult töötab ja täpsusega, nii nagu füüsikas asju seletatakse. Nüüd seletab kvantfüüsika absoluutselt seda, kuidas reaalsus tegelikult toimib, ja juba teaduslikud avastused, üks Nobeli preemiatest on antud sel teemal hiljuti mõned aastad tagasi. See selgitab kõike seda väga lihtsalt. Siin ei ole midagi müstilist, selles mõttes, et müstika jääb alati olema muidugi, sest me ei avasta kõiki neid reaalsuse toimimisi, peensusi veel, me ei suuda seda lihtsalt hoomata, aga kui mõista, et see on oma olemuselt hoomamatu ja me ise loome raamid teadvusena selleks, et me suudaksime seda siin kogeda niimoodi, nagu me kogeme siin, mis meil täna siin juba toimus näiteks. ja kogu see 3D füüsiline kogemus on selle jaoks, et kuidagi nagu panna see raamidesse, et me saaksime midagi kogeda ükshaaval, mitte kõike korraga, siis asi läheb väga lihtsaks. Ja kõik inimesed põhimõtteliselt otsivad vastust sellele, isegi kui nad arvavad, et nad teavad või nad arvavad, et nad ei tea teadlikult või mitte teadlikult, et kuidas olla õnnelik, kuidas elada seda elu, mida nad tahavad. Kõik inimesed tahavad nagu
tunde mõttes tegelikult samu asju, ka need, kes ütlevad, et nad ei taha õnnelikud olla, sest inimesed ütlevad vahel selliseid asju ka. Päriselt? Jah, on inimesi, kes ütlevad seda ja see ei ole tegelikult muidugi tõsi, eks, aga see on lihtsalt see pinnapealne, mis nagu põhimõtteliselt on kaitsetehnika lihtsalt selleks, et mitte lasta asjadel muutuda, ellujäämisstrateegia, see ei ole tegelikult sügavalt nende olemuses tõsi muidugi. Et sellist inimest maa peal ei ole, kes ei tahaks olla õnnelik või kes ei arvaks või ei usuks või tunneks, et on loomulik olla õnnelik, elada stressivabalt ja see elu on absoluutselt mitte võimalik ainult, vaid see on juba olemas. Aga inimesed ei oska sellesse reaalsusesse ja sellesse olekusse minna, kus see on kohe ja siin olemas. Aga on võimalik kohe sinna minna? On võimalik ja sellega ma nüüd siis, kui sa küsid, millega ma tegelen või milles mu õpetused seisnevad, siis seda ma teengi teistele inimestele ka kättesaadavaks ja ma ei räägi mitte seda, mida ma kuskilt õppinud olen, vaid ma räägin ainult neid asju, mida ma olen kõigepealt aastanud läbi selle, et ma olen nüüd vahet ei ole kaua, tegelikult kedagi ei huvita kaua või kui palju keegi tööd on teinud selleks või see pole üldse oluline. Ja paljud ütlevad, et ma tulin nagu ei tea kust kohast, ei tea kuskilt, on ju, ja nii ongi. Väga lühikese ajaga avastasin need asjad ja siis ma hakkasin seda enda jaoks kasutama, ehk ma hakkasin ise esimesest päevast peale seda elama. Ja sellepärast inimesed, kes, mu kliendid, kes tulevad päriselt mu programmidesse, kes pühenduvad, jah, maksavad selle eest ka raha, sest see on osa pühendumisest. Tasuta asjadel tihti inimesed on nagu, no vahet ei ole, see ei maksu midagi. ja sellepärast on see üks element kindlasti. Nad kogevad väga kiireid, väga võimsaid muutuseid, mitte ainult selles mõttes sisemiselt, et nad tunnevad ennast teisiti, vaid nende füüsiline reaalsus, nende suhted muutuvad osadel üleöö, terviseasjad muutuvad, rahaasjad muutuvad, enese täitumuse tunne, see on sisemine, eks, aga neid ümbritsev elu, nende elutingimused 3Ds, mida ma ütlen füüsilise reaalsuse kohta, muutuvad väga kiiresti. Nende puhul, kes lähenevad nii, nagu ma juhendan. Ja siis on muidugi neid, kellel läheb kauem aega, sellepärast, et nad keskenduvad asjale, mitte sellele siin. Ja sellest me võib-olla räägime täna veidi hiljem. Kas see oli see vastas su küsimusele? Peaaegu, võib-olla mõnele jäi veel segas. Ja, et tegelikult sa siis põhimõtteliselt tegeled nagu inimese teadvusega, inimese sisemusega. Me võime öelda inimese teadvusega, tegelikult on see lihtsalt teadvus. Lihtsalt teadvusega. Ja see ongi see koht, mis on võib-olla, nii palju kui ma tean, ma väga palju ei vaata üldse, mida teised teevad, sest mind tõesti see ei huvita. Ja see ei ole kuidagi negatiivne, positiivne, millest ka täna räägime, vaid lihtsalt see on fakt. Ja ma keskendun sellele, mis mind tõmbab, puhtalt vibratsiooni järgi elan. Ja see ei ole tunde järgi elamine, nagu inimesed arvavad tihti. Need kaks asja on täiesti erinevad asjad, võib-olla jõuame sellest ka rääkida. Võib-olla räägi kohe. Vaibi järgi elamine ja tunde järgi elamine. Kui inimesel ei ole, öeldakse selliseid asju, et tunne loob, inimesed ütlevad sageli asju, mida nad ise üldse küsimuse alla ei sea. Nad on kuskilt midagi kuulnud ja võtavad selle omaks, arvavad, et nad mõistavad seda, mida see tähendab ja siis lihtsalt mõistmata selle tegelikku tähendust ja toimimist, sest sõnad ja laused on ka koodideks, nagu valem, mis millestki saab. Nad ütlevad seda, aga kui nad on seda valesti mõistnud, siis ei tee nagu midagi. Nüüd, kui keegi ütleb näiteks, et ta elab tunde järgi või arvab, et kui mina ütlen, et vibratsiooni järgi elamine, selle järgi nagu valikute tegemine, mismoodi see tundubki olevat, võib olla, et sa teed nagu valikuid vibratsiooni järgi, et see on sama kui tunde järgi elamine, siis nad arvavad, et see on, nad eeldavad oma eelnevalt saadud info põhjal kuskilt seda, et see on nagu, et kui mul on hea tunne, siis ma teen seda ja kui mul on halb tunne, siis ma seda ei tee, teadmata, mida see halb tunne ja hea tunne, kust need tulevad. Ja mis nende sees toimub täpselt energia sageduse mõttes, mõtted, emotsioonid, kes juhib mängu, kui neil on need tunded ja need teised tunded. Ja siis nad lähevad pigem, võib see siis välja näha nii, et tunne loob, ma olen heas tundes, see tähendab, et ma olen voos, aga see on sageli pinnapealne, mitte see tegelik sügav tõene asi, mis neid tõmbab, kuhu neid tegelikult tõmbab, vaid kuna see tegelik tõmme on enamasti hirmutav samaaegselt, kui et see on ka tugev tõmme, et ma tahan oma eluga teha seda, ma tahan järgmiseks teha seda ja see võib olla ebaloogiline,
üks kõige tavalisemaid põhjuseid, isegi kui see ei ole tugev tunne, et ma tegelikult ei taha seda teha praegu, siis sageli inimesed kasutavad loogikat elu elamisel. Ma ei kasuta üldse loogikat. Loogikat selles mõttes, kui siis kasutan siis teistsugust loogikat, seda, kuidas reaalsus tegelikult toimib, seda muidugi. Aga kasutavad loogikat selles mõttes, et mida nad on varem oma kogemustest salvestanud ja andnud selle teatud tähenduse ja nüüd ütlevad, asjad käivad niimoodi. Eks ainult nii on võimalik näiteks raha luua või raha saada, et ma pean minema tööle, ma pean tegema ettevõtte, see käib niimoodi, sest see on kõik, mida nad on varem omaks võtnud kuskilt. Uskumused. Uskumused, lihtsalt nagu arusaamine sellest, ei ole isegi uskumused, tegelikult võib nii öelda, et kõik on siis uskumused, aga arusaamine sellest, kuidas reaalsus toimib ja ta isegi ei tuvasta seda mingisuguse nagu paradigmana. Seepärast ta ütleb, et see on nii absoluutne tõde tema jaoks, ta ei oska seda küsimuse alla seada, sellepärast, et see tundub olevat nii absoluutne, et tal ei tule pähegi seda küsimuse alla seada. Toome mõne konkreetsema näite, et võib-olla vaatajatel on parem nagu aru saada. Ma küsin, kas see võib siis olla näiteks selline näide, et inimene arvab, et ta saab rikkaks ainult siis, kui ta teeb rasket tööd ja näeb vaeva. Niisama rikkaks, niisama olles ei saa keegi rikkaks. Jah, see võib olla täiesti nagu konkreetne uskumus, tõeks pidamine paljudel inimestel ja ta võib olla nagu erineva tugevusega selleks, et ütleb, mõnikord on erandeid ka, aga minul ei ole võimalik teisiti, näiteks nad usuvad, et teistel õnnestub, aga minul ei ole võimalik. Või et ma pean pingutama, kui mitte füüsilise tööga või kuidagi siis, et tehes rohkem või õigeid asju nii-öelda, siis kindlasti energeetiliselt ja siis osad mediteerivad ja teevad seda teist ja kolmandat, mida ei ole vaja. See ei ole vajalik. Aga mida on vaja? On vaja mõista, kuidas reaalsus toimib, kuidas ta tegelikult toimib, keskenduda selle tundmaõppimisele, pühenduda selle tundmaõppimisele ja siis hakata saama teadlikuks sellest, mis siin sees toimub. Ja ma ei mõtle ainult, et mis ma tunnen või et kes mingisuguseid eelnevaid lugusid, miks mu minevik on selline olnud, see ei ole oluline tegelikult, sest tegelikult aega ei ole olemas. Inimesed arvavad, et on ja see tundub nii konkreetne olevat, et sellest on nagu raske läbi näha, sageli alguses eriti, aga kes on huvitatud ja mitte ainult huvitatud, vaid ka avatud sellele, et ta peab, sest see käib selle asja osana kaasas, ta peab oma senistest paradigmadest lahti laskma. Et see on põhiline takistus, mida inimesed kogevad, sellepärast, et endale tunnistada midagi sellist, et oled seni elanud täiesti tagurpidi, võib olla väga nagu ebamugav, ebameeldiv, hirmutav, sõltuvalt sellest, milline see identiteet on, kelleks ta ennast peab, kellest seda on ennast nagu ankurdanud, igal ühel on identiteet, eks ja meil muutub identiteet kogu aeg tegelikult, läbi selle muutused toimuvadki ainult läbi selle, kes sa oled, ainult läbi selle. Väliseid muutuseid ei ole olemas. Inimesed arvavad, et on. Et muutub nende reaalsus. Ainult inimene ise muutub, aga mitte inimesena, vaid teadvus. Teadvus tegelikult oma põhiolemuselt ei muutu, aga muutub see, me läheme nagu tehniliseks siin, muutub see, kellena ja millises reaalsuses ta teadvusena valib olla. Ja nüüd selle koha peal olevad inimesed nagu tihti segadus, et mis mõttes, et kui ma saan kõike valida, et miks see siis juba ei muutu, et ma ju tahan, ma tean, mida ma tahan ja nüüd ma teen otsused, ma muutun ja ometi midagi ei muutu ja siis ta küsib aasta pärast jälle endalt, eks ole, et miks midagi ei ole muutunud, ma ju teen selle valiku, aga nad teevad selle valiku jäädes samaks endaks. Sellepärast, et kõik see, milleks nad on ennast pidanud, on nii kallis. Ja seal on need mehhanismid, need ei ole mingid pahatahtlikud, kurjad jõud, sellist asja ei ole tegelikult olemas. Kas me läksime nüüd, nagu me jutt siin enne arutasime, kindlasti läheb, et inimesed jagavad asjad negatiivseks ja positiivseks. Neid ei ole tegelikult olemas. Kui kõik info on oma olemuselt täiesti neutraalne tähenduseta, ka see, mis toimub. Ja seda võib olla paljudel alguses šokeerib kuulata või vähemalt mõnel inimesel, sellepärast, et mis mõttes sa tahad öelda järsku või et need negatiivsed kogemused ei olegi negatiivsed. Ei, need ei ole negatiivsed. Need võivad tunduda traumaatilised, ka mis iganes, vägivalda sellised asjad eksisteerivad ja ma räägin omast kogemusest, et selliseid asju ei ole tegelikult olemas, kui sa saad teadlikumaks ja hakkad nägema, kuidas see toimib ja kuidas see kõik on sinu heaks kogu aeg toiminud. Ehk et sa ise annad igale olukorrale tähenduse. Ja see ongi vaba tahe.
Ma toon kogu inimesed aeg ei rakenda seda, sellepärast et nad hoiavad nii väga kinni sellest, et aga peab olema midagi väljaspool, mis on mind mõjutanud, ainult sellepärast, et ma olen ise otsustanud, et see on mind mõjutanud nii. Aga ma võin otsustada, et see mõjutab mind nüüd nii, või siis ma võin otsustada, et see ei mõjuta mind üldse. Ja nüüd, kui sa oled järsku neutraalne, siis oled sa automaatselt, kui me nüüd räägime, et asjad oleks justkui positiivsed, negatiivsed, tegelikult ei oleks. Aga me võime need kasutada nagu, kasutame neutraalsemaid sõnu, mis aitab kohe tunnetada teistmoodi, et positiivne on see, mida inimene eelistab, negatiivne on see, mida ta ei eelista, aga see ei tähenda, et see on oma olemuselt negatiivne või positiivne. Lihtne paralleel, kui me toome konkreetse näite, enne pidime juba jõudma konkreetsema näiteni, kui laual on palju erinevaid toite, roogasid, keegi on valmistanud need, mingi suurepärane kokk ja nüüd inimene valib nende hulgast, siis kui talle üks toit meeldib rohkem kui teine, talle lihtsalt maitseb see rohkem, ta naudib selle maitseid rohkem kui mõne teise toidu maitseid, siis kas see tähendab, et see toit on positiivne, mis talle maitseb ja teine toit, mis talle ei maitse, on negatiivne? Ei ole ju. See toit on lihtsalt toit. Lihtsalt toit. Kas ma võin siia veel ühe näite tuua, kui sa ise hakkad neid tähendusi andma, et näiteks on autoavarii. Ja inimene ütleb, see ei saa ju positiivne kogemus olla. Aga kui sa ise vaatad, no saingi vanast autost lahti, ise olen elus terve, positiivne kogemus, kõik on elus, aga... No see on nagu esmane selline lähenemine jah, et see on positiivne, et see on nagu, et ta räägib selle endale positiivseks, et tegelikult ei juhtunud ju midagi hullu. Aga kui mõista seda, kuidas reaalsus toimib, ma arvan, et me jõuame ikkagi selleni natuke lähemale, eks ole, täna sellele, siis asjade avaldumise tee on olemas. Ja see tähendab, et see reaalsus, mille inimene teadlikult valinud on, kui ta nüüd hakkab teadvustama, mida ta tegelikult päevad läbi mõtleb, kellena ta mõtleb, mis sagedusega ta mõtted on, mis sagedusega ta emotsioonid on, kas ta mõtleb selle inimesena, kellel juba on, või ta mõtleb selle inimesena, kellel ei ole. Ehk kui me räägime identiteedist, enamus mõtlevad sellena, kellel ei ole, mõtlevad asjadest, mida nad tahavad saada, ja seda ei juhtu kunagi, sest see on sama nagu vaataks mingit seriaali televiisorist, mis ei ole sinu elu. Ja sa jäädki seda sealt vaatama. Kui tahta selles reaalsuses, et see päriselt ka esiteks inimesed, mida nad tegelikult tahavad, on tunda ennast nii, et nad on kohale jõudnud. Ja selle saab kohe valida, ilma tingimusteta, aga nad ise seavad tingimusi selle ümber. Nüüd lähme tagasi selle autoavarii juurde. Kui mõista ja teada ja teadvustada, mitte mentaalselt, vaid niimoodi, et sellest saab kogemus, ehk hakata niimoodi elama, katsetama, eksperimenteerima, nagu mina olen teinud, ma olen kõik läbi eksperimenteerinud, proovinud ja alles siis teen selle kätte saadavaks oma klientidele, sest ma tean, et see töötab. Nüüd, kui inimene hakkab teadvustama, et kuidas toimib asja avaldumise tee, siis ütleme, et on valinud endale konkreetse asja, uus auto või uus piimakann. Nii, nagu sul siin oli just enne meie vestluse algust, sa rääkisid mulle. Ja ta otsustab, et ta tahab seda ja loogika ütleb tavaliselt inimesed, kes ei tea, eks veel, et see tähendab, et ma pean nüüd mingi kas teise töökoha endale hankima või mingisuguse paralleelse alternatiivse sissetulekuallika saama või äkki mu mees või naine võiks selle mulle osta või kinkida või võib-olla töö juures saan või mingid teed, mida ta on ennem salvestanud, kui aktsepteeritavad varem nähtud, kogetud, et asjad niimoodi saavad tulla. Aga see kõik on ju väga piiratud. Eks? Ja väga loogiline. Ja siis ta võtab selle ja hakkab mõtlema, enne ma ei saa ennast nii tunda loomulikult, see ei ole teadlik mõte, aga nagu mul see auto juba oleks, aga ütleme, et ta laseb nüüd, kui ma olen need asjad teinud, aga ütleme, et ta laseb nüüd sellest lahti, lihtsalt ei jõua ühel päeval enam mõelda niimoodi, unustab ära, teised asjad tulevad ette ja tema teadvusse. Ja ta on tegelikult võtnud omaks selle tunde ja juba tundnud ennast niimoodi, et tal on see auto tundnud rõõmu sellest, ta ise võib-olla ei teagi seda. Ja nüüd ta selle praeguse autoga, mis ei ole see uus auto, vaid on ütleme siis see vana auto, juhtub avarii üks päev. Ja kui ta ei teadvusta, mis toimub, ei teadvusta, et ükski juhtum, sündmus oma olemuselt ei ole positiivne ega negatiivne, vaid on lihtsalt neutraalne ja inimene saab valida ja et kõik on millegi avaldumise tee kogu aeg, kõik juhuseid ei ole olemas.
juhuseid ei ole. See on täielik orkestreering ja harmoonia kogu aeg, lihtsalt me ei näe, kuidas miski on mingi asja avaldumise tee üks samm, sellepärast et me ei suudaks seda protsessida, seda infot, see kaotaks oma mõtte, kogu see siin olemine. Nüüd see avarii on toimunud ja kui ta teab, mängime nii, et ta teab, see on palju toredam tee, eks, et kõik on oma olemuselt neutraalne, tema saab valida, et ta kasutab igat sündmust positiivsena, siis ta teadvustab, et ka see sündmus toimub mingi asja avaldumise osana ja ilma, et ta peaks teadma. Siin ei ole vaja mõtlema hakata, kuidas, mis läbi selle, mis ma saan läbi selle. Siis ta lihtsalt usaldab. No lihtsalt on. Ei olegi, see tegelikult ei ole vaja enam. Ühel hetkel sa ei mõtle usaldamisest, sa lihtsalt oled. Sa lihtsalt oled ja elad ja valid, kes sa oled ja mis reaalsuses sa oled. Ja siis sa ei mõtle enam usaldamisest, see nagu muutub umbes sama nagu naljakaks sellest mõelda, nagu sa mõtleks hingamisest. Sa ei mõtle ju päevad läbi, et ma lihtsalt hingan. Ja siis ei saa enam kellelegi vastata, et mis su 5 aasta plaan on? No sellist asja ei ole olemas. Ma ei saa aru, millest inimesed räägivad. Strateegiad. Ma ei kasuta neid. Ma ei tea, mis tähtsust seal on selles mõttes, et ma tean, kes ma olen ja mis reaalsuses ma praegu olen ja ma ei mõtle seda füüsilist reaalsust, sest see on alati mateeria, mida inimesed peavad ainukeseks reaalsuseks, on lihtsalt energia viimane vorm enne seda, kui see transformeerub ehk muutub. See on mineviku looming. Miks ma selle peale toetuma peaks või mõtlema, et miski pole siin, kui ma tean, et kõik on praegu ja kõik on siin. Ehk siis see 5 aasta plaan on inimestel alati siis, kui nad peavad reaalsust füüsiliseks, loogiliseks, ennast inimeseks, teisi inimesteks. Noh, mitte, et me ei oleks seda, aga see on lihtsalt see mäng, kus me mängime. Avatarid, jah, et tegelikult on ju teadvus, selle taga inimeste ei eksisteeri ilma teadvuseta, teadvus eksisteerib ilma inimeseta, väga lihtne. Noh, tegelikult ta ei eksisteeri, aga ilma, et me hakkaksin sõnu nii oluliseks tegema. Okei, kus me nüüd jäime? Näiteks toome konkreetse näite, see autoavarii ja kui ta teadvustab, et tema saab valida oma olekuga, sellega, kuidas ta võngub, kõige lihtsamalt öeldes ja seda saab igaüks tunnetada, kui võngub kergelt, avaralt, niimoodi nagu inimesed eelistavad ennast tunda, siis oled positiivselt avatud sellele, mis tuleb, mis toimub sinu heaks. Kui tõmbud kokku kaitsesse, siis oled tegelikult mitte sina, ehk siis mitte loomulikus olekus, sellepärast et usud, et miski kujutab sulle endast ohtu ja on mina ja siis see muu maailm eraldatuse illusioonis. Okay? Mõistad, et oled tegelikult iseenda unenäos ja see toimub sinu heaks ja sa ei pea teadma, kuidas, siis ja lihtsalt järgides seda, kuidas asjad avalduvad ja vibratsiooni ehk impulssi, ka sisemist, kui saad mingi teadmise, siis lähed, teed seda, nii nagu näiteks sina minu siia kutsusid, sa kirjeldasid seda enne. Ja me ei tea, mis läbi selle kõik toimuma saab, kelle elu muutub, eks ole, päris kindlasti inimeste elud muutuvad iga su podcasti peale, ma olen veendunud selles ja ka selle peale ja nüüd see avarii toimus ja kui ta ei ole selles olekus, et hinnanguline, et see poleks pidanud toimuma, ma ei taha seda, halb asi ja nii edasi ei tõmbu kokku, vaid on edasi lihtsalt, okei, see on lihtsalt üks asi, mis toimus, siis võib-olla läbi selle leiab ta oma kaua oodatud ja otsitud unistuste partneri, kaasa, võib-olla saab ta kordades parem auto, kui ta üldse oskas enne mõelda, igatahes avaldub läbi selle rohkem küllust ja harmooniat ja kõrgem kord, mis näeb alati välja inimsilmale kui rohkem küllust. Sest puudust ei ole tegelikult olemas. Inimesed arvavad, et puudus on reaalne asi, aga see on lihtsalt miski muu selle asemel, mida sa tahaksid. Puudus on tunne, mitte asi. Inimesed ütlevad, et aga mul on ju sellest puudus. Noh, see ei ole puudu, sa lihtsalt oled mitte olnud teadlik sellest reaalsusest, kus see on olemas, sa ei ole olnud see versioon endast, kellel on see olemas. Ja ütled, et seda ei ole siin. Ja kui sa ütled, et seda ei ole siin, siis see on nagu käsk reaalsusele, iseendale. Seda ei ole siin. Meil on absoluutne võim enda teaduses toimuva üle, inimesed lihtsalt ei kasuta seda, sest nad on nii, ütleme siis nagu treenimata, distsiplineerimata ja ma ei mõtle kuidagi väljastpoolt seda, vaid nad ei tea, mis nende teaduses toimub. Enamus inimesi ei tea, mis mõtteid nad mõtlevad. Kas siin võib nagu ette kujutada sellist pilti, et sa oled üks väike punktikene ja su ees on nagu puujuured, hästi palju selliseid harusid. Ja vastavalt sellele siis, kus sagedusel sa oled on ju, siis kas kõrgemal, madalal, mis reaalsuses sa siis valid, et neid reaalsusi on nagu hästi palju erinevaid sul siin ees. Ja kui sa valid selle reaalsuse, kus sul on see auto, sa oledki, sa saadki, sul ongi see. Või see, kus sa ütled, et
ma tahaks, aga ma ei saa niikuinii, sest ma pean hästi palju tööd tegema, mul ei tule nii palju raha, siis sa ei saagi. Sest sa otsustad, et sa ei saa. Sest sa just ütlesid endale, et sa ei saa. Just, et tegelikult kõik need asjad eksisteerivad meil siin samal ajal, aga sa ise valid siis nagu millise selle tee raja sa lihtsalt nagu... sageduslikud väljad, võib niimoodi öelda, ja millise välja inimene aktiveerib, see on tema enda valik. Aga ta peab sellega loomulikult kokku võnkuma, selles mõttes, et tegelikult ei ole tema ja väli, vaid inimene ongi väli. Mitte inimene, teadvus inimese taga, ta lihtsalt kogeb ennast kui koondunud teadvust. See on projektsioon, mida me kehana tajume. Kas see on nagu õige öelda, et meil siin planeedil Maa on nagu selle nii-öelda manifesteerimisega väike delay, ehk et nagu väike viivitus, et kui sa näiteks oled kuskil mujal universumis, siis seal nagu manifesteerub kõik koheselt, aga nüüd siin planeedil Maa, see võtab nagu natukene aega. Tuleb nagu väikse viivitusega. See võtab täpselt nii kaua aega, kui sa nüüd räägid manifesteerimisest, kui selle asja füüsiliselt silmade ette või sinu viie meelega tajutavaks objektiks kujunemise või sulle tulemise personaalseks kogemiseks, siis see sõltub, see delay ehk viivitus on seda pikem, mida rohkem inimesel on tingimusi sellele asjale. See kõlab loogiliselt. Eks, et nad ise otsustavad, et ma tahan seda asja, aga ma tahan seda ainult niimoodi. Et ma tahan näiteks rohkem raha, aga see peab tulema läbi selle ettevõtte, see peab tulema läbi selle ettevõtmise, see peab tulema ainult otse minu enda töö tulemusena. Täiesti absurdne, eks, aga inimesed ütlevad, sest tal taga on need lood, et see peab teenima, see peab olema väärt, see peab olema kõik see, mis on, see on lihtsalt mitte tõsi. Sellepärast, et meil on tänapäeval tohutult näiteid, kui ainult inimesed tahaks ja oleks huvitatud nende vaatamisest ja uurimisest, siis ka avatud pilguga ja avatud teadvusega selle kohta, kuidas, näiteks kuidas internetis inimesed raha teenivad. Näiteks üks YouTuber, kes on üles pannud ühe, kas mingi 10-tunnine lõkke kamina tule video, ma ei tea, kas sa tead sellest kuskilt, nägin seda infot, on 1 miljoni teeninud sellega ja kui palju ta selleks siis tööd tegi. Ja see kanalis on üks video. Ehk siis see ei ole mitte koht, kus endale öelda, kui midagi sellist näed väljaspool, sest et see füüsiline reaalsus on selleks, et see toob sulle kogu aeg mitte juhuslikult, vaid just neid näiteid ette, kust inimene saaks huvitatuse korral vihjeid, koode, otsest infot selle kohta, kuidas tegelikult temaga saab luua. Aga kui ta on nagu, et võt mina küll ei taha mingi nii tühise asjaga tegeleda, siis on ta kohe ju negatiivses olekus. See ei tähenda, et tema peab seda sama tegema, vaid et see on võti selleks, et näha, et sa ei pea tegema rasket tööd, sa ei pea tegema midagi, mis sulle ei meeldi, mida tehes sa ei sära, vaid et nii nagu mina seda, ma ei tööta, ma ei tee tööd, ma ei kasuta põhimõtteliselt neid sõnu ainult kui vahest postitustes, sellepärast, et inimesed muidu ei saa aru. Aga ma lihtsalt olen, ma teen nagu nii seda, mida ma teen, ma olen mina ja ka rahaline küllus on absoluutselt kogu aeg olemas, see ei ole mingi küsimus. Kas me võiks siia tuua nüüd korraks selle teemat, kus me praegu oligi see YouTube'i video kamina näide, et see tuleb inimestele ette, inimesed näevad, aga need nagu nišiõpetused, et täpselt nüüd kellelgi on ühes valdkonnas nagu hästi läinud ja ta hakkab seda seal õpetama teistele. Õpetab ja kuna tema selle oma läbi nende õpetuste saavutas, siis need õpilased eeldavad, et ka nemad selle saavutavad, aga tihti ei saavuta. Kas sul on mingi konkreetne näide ka? Millest võiksime rääkida. Sa ei pea mingid inimest valima, vaid lihtsalt mingi niši näiteks, eks. Lihtsalt saab palju paremini siis selgitada. Ma ei tea, kas me saaks võtta näiteks, ma olen näinud sotsiaalmeedias mingid kontosid, kus inimesed õpetavad manifesteerimist. Kui nad õpetavad manifesteerimist niimoodi, muidugi seda on tohutult seda infot tegelikult igal pool, et tee nii ja siis sa saad selle asja. See on umbes sama. Me vist rääkisime sellest enne meie avaliku vestluse algust siin siis vaatavas jutus, et need inimesed, kes otsivad järgmist tehnikat selleks, et paremini manifesteerida, nad jäävad sageli sinna nagu luupima või neid kordust nagu ringi mööda käima ja otsivad paremat ja veel paremat ja veel paremat, sellepärast, et nad ei usu, et see saab olla nii lihtne, nagu need tõesed õpetused ütlevad. Ja mitte, et need manifesteerimisõpetused oleksid kõik kuidagi valed, aga sealt on tihti üks oluline infokild puudu. Ja sellepärast just, et inimesed vaatavad seda kui eraldatusest seda, et see on mingi asja saamine. Me ei saa kunagi mitte midagi. Sa ei saa mitte midagi. Inimesed arvavad, et nad saavad asju, et sul on uus auto, sa koged seda autot. Sul on paberi peal kirjas, et sina oled autoomanik ja see on veidi teistsugune kogemus, kui siis, kui sa sõidad sõbra autoga
aga sa koged selle autoga sõitmist oma 5 meelega, sa ei saa seda autot, sa ei saa seda endaga kuskile kaasa võtta, on ju? Noh, tegelikult sa ei saa. Sa ei saa. Ja juba see natuke näitab, et me kogu aeg kogeme lihtsalt mingeid asju, me kogeme 5 meelega siin ja siis meil on igast emotsioonid, kui me tunneme sellest rõõmu ja siis me mõtleme sellest mõtteid, aga sa ei saa midagi. Ja kui nüüd teadvustada, et see reaalsus siin ei ole füüsiline reaalsus ja ei ole mingit lokaalset reaalsust olemas, vaid sa projitseerid oma reaalsuse endast väljapoole, sa lihtsalt ei märka, inimene tavaliselt ei märka, mida ta projitseerib väljapoole, mõtleb, et ta on otsustanud, et ta on siit edasi rikas, edukas ettevõtja ja ta teeb kõik selleks, mis võimalik, aga suure osa päevast mõtleb näiteks, et kuidas oma arveid maksta, appi, kust järgmine raha tuleb, ma ei tea, sest mul ei ole, mis on kütuse hinnad ja siis räägib ka sellest veel või jagab seda infot, siis ta tegelikult ei ole see inimene, kes juba on, eks ole, ja mida ta projitseerib endast väljapoole ehk mis on, ütleme nagu see programm nagu telekast tuleb, mis ta ümber on. Aga nüüd see on see, et ta on seal filmi sees, ise selle peategelasena, on loomulikult see, mis ta valitsev sagedus on, ehk et tal ei ole. Kas ma võin siia ühe nagu maisema näite tuua näiteks, et kõik näitlejad ju oskavad kehastada mingisugust karakterit, siis, mis nad peavad seal filmis kuskil mängima. Ja nad lähevad sinna nii sisse, et nad ongi see karakter. Ja nüüd, kui inimene nagu, ma toon enda põhjal kohe näite, et ma mõtlesin, et ma tahan ka nagu level upida nüüd, on ju, ja mõtlesin, et kas minu see level uppinud karakter siis kannaks sellist kleiti või selliseid riideid? Ei kannaks. Viskasin minema, ostsin asemel need, mida ta kannaks. Et nagu lihtsalt tulebki hakata mängima seda, kes sa tahad olla. Ja ainult, et see ei ole mängimine, see on olemine. Ja ma näitan sulle neid täpseid vahesid, millest tuleb tavaliselt see, mis määrab selle, kas inimene manifesteerib, kohe jõuame selle juurde tagasi, mida manifesteerimine tegelikult tähendab oma puhtas olemuses, mis määrab selle, kas see asi realiseerub või materialiseerub väljaspool, nagu näiteks mõnel siis aasta, 2 või teisel 24 tunni või 48 tunniga, mis on vahe, eks ole, või teisel 10 aastaga. Kui sa ütled, et kas see tegelane kannaks, siis see on tinglik kõneviis. Sa vaatad väljast ja mõtled, et see Angela, kes mina veel ei ole, kas tema teeks niimoodi? Selle asemel, et see on hea koht, kust alustada, aga kui sa nüüd ütled, kas mina olles see, kes juba on level uppinud, kannan seda kleiti? Kas sa tunned vahet? Kas tema kannaks seda või kas mina kannan seda? Üks on see, sa mõtled sellest teisest sinast kui kellestki teisest, kes asub kuskil tulevikus, et sa saad selleks minaks. Aga ma pean juba olema. Sa mitte isegi ei pea, vaid sa juba oled, sa lihtsalt ei mäleta seda. Sest et mis juhtub inimestega elu jooksul on see, et me oleme oma põhiolemuselt, kui inimene läheb ainult vibratsiooni järgi, siis ta on väga kiiresti miljonär. Siin ei ole mingit küsimust, kui ta näiteks rahaga niimoodi suhestub ja ka muid asju niimoodi teeb. Sellepärast, et kui sa valid rõõmu järgi, ja mitte pealiskaudse rõõmu järgi, mitte selleks, et ma olen rõõmus, et saada, vaid et see päriselt selle järgi joondud, elad, liigutad, valikuid põhimõtteliselt lihtsalt oled selle järgi, siis suure osa inimesi on vähemalt kuulnud seda lauset, et kui sa naeratad, maailm naeratab vastu. Ja kui seda testida, siis absoluutselt kehtib, eks ole, et järsku nagu, sa ei saa nagu fake naeratada väga kaua, see muutub väga imelikuks. Kui sa päriselt hakkad naeratama, siis hakkad nägema õnnelikke inimesi enda ümber. Ja see on esimene täiesti tasuta pingutuseta koht, kus näha, et reaalsus ei ole teiste reaalsus, see on sinu reaalsus ja see on sinu teadvuse projektsioon, see on sinu oleku projektsioon, väga täpne projektsioon. Ja mida teadlikum olla oma sees toimuvast, seda rohkem on näha, sa näed, kuidas sina mõtlesid mõtte ja siis see juhtus. Sa mõtled mõtte ja see toimub väljaspool. Ehk siis see ei tule kuskilt, ei tea kust kohast, vaid see tuleb sinust. Nii et kui sa näed, et kõik su ümber on halvasti, jama ja õudne ja pime ja kurb, siis vaata ise endasse. Su sees on kõik, sa oled otsustanud, et ma ei tea, oled ohver, on ju oma mineviku praeguste olude, sul ei ole väge, sina ei saa midagi teha, ja see võib tunduda kõik väga tõene, aga see on lihtsalt valik näha asju piiratuna. Samamoodi on inimesel kohe võimalik valida, et okei, aga tegelikult ma ju ei taha ennast nii tunda, ma siis hakkan teistmoodi valima. Nii et kus me nüüd sellega jõudsime? Kas jõudsime selgemaks või kuskil edasi?
Me rääkisime ka manifesteerimisest siin vahepeal, manifesteerimisest ja just, et inimesed arvavad, et manifesteerimine on siis see, kui ma saan mingi asja seal väljaspool. Mis tegelikult on tõene, on see, et sa saad selle asja nii-öelda paistab sulle, et sa saad selle asja, ehk see füüsilises reaalsuses, füüsilisena tunduvas, mateeriana tunduvas reaalsuses avaldub siis, kui sina juba oled see, kellel see on. Sul on juba see tunne ja mitte nagu, et sa tunned ennast mõnikord nii, vaid et sul on, ja mitte see ei ole enam see tohutu elevus, nagu inimesed ütlevad, nad hoiavad mingisugust vibratsiooni. Mingit vibratsiooni hoidmist ei ole vaja, see on ebaloomulik. See ei ole ju loomulik tegelikult. Ma tunnen ennast kõrgelt, ma tunnen, kui ma olen kõrges vibratsioonis kõrges. Ole see, kelle jaoks on loomulik olla kõrges vibratsioonis nii, et sellest saab su normaalsus ja siis ei ole seal seda elevust, sest samamoodi, võtame näiteks selle kleidi, mis on väga konkreetne näide. Kui sa oled selle kleidiga käinud ja nende kleitidega, mis iganes garderoob, nüüd sellise vaibiga, eks teistsugune, see on teistsugune, eks, ja ta nagu, vaibib teistmoodi, sest ta lihtsalt tunnetad ilma kirjeldamata. Kui see on sinu jaoks olnud nii juba 6 kuud aasta, siis kas sa oled nagu, et nii äge sellises olekus? No vist mitte. Pigem on see nagu loomulik juba. Sa oled tänulik, sa hindad seda, sa väärtustad seda, aga sa oled maandatud. See on sinu jaoks loomulik, see on sinu jaoks iga päev. Toon sulle näite siia korterisse kolimine mul. Esimesed nädalad iga hommik teen silmad lahti, vaatan aknast välja, et täpselt see sama. Nagu külalised ütlevad, eks ole, milline vaade. Ja siis see muutub su jaoks normaalsuseks ja siis, kui see on su jaoks normaalsuseks muutunud, inimesed ei tea, et seda saab kasutada teadlikult. Kasutada selles mõttes, et niimoodi tegelikult loomine toimibki. Miski maandub nende reaalsusesse püsivana selles mõttes, et see ei ole ainult hetkeline nagu siuke fluke, et ühe korra juhtus on ja see oli küll juhus ja keegi kinkis mulle selle ja nii äge, aga nad ei tee sellest oma normaalsust ja siis see jääbki selliseks ühekordseks nagu kingituseks või imeks. Tegelikult terve elu on ime, aga nad ei oska seda niimoodi näha, et sa võid valida, et see on su püsireaalsus, see on nüüd minu uus baas. Ehk siis just, et maakeeli võib siis öelda, et nagu standardite tõstmine. Standardi tõstmine, aga mitte nagu, et väljaspool, et ma hakkan nõudma seda, vaid sa ise tõstad endale enda jaoks seda standardit, et see on minu uus normaalsus. Ja siis, kui sa päriselt oled see inimene, sa mõtled nii, sa tunned nii ja sa ei mõtle mitte sellest inimesest, nagu sa siin enne ütlesid, kas tema kannaks seda, vaid sa oled. Olemine ei tähenda, ma näen, kuidas inimesed teevad, kuna ma kirjutan palju olemisest versus tegemine, sa ei saa midagi teha. See, mida sa teed, sa ei saa teha midagi toimuma. Inimesed teevad kogu aeg. See on nagu see hamsterrattas. Te ei lähe tegelikult ju kuskile. Sa võid teha palju sa tahad ja sa hüppad sealt rattalt maha, vaatad, kõik on ikka samamoodi. Ja kui sa ei jookse seal rattas, siis on ka ikkagi samamoodi. Ma toon näite. Näiteks mu viimase rahakursusel, mis toimus nüüd teist korda ja seal on alati nii toredad muutused inimestest, sellepärast, et nad ütlevad, juba esimesel nädalal näevad seda, aga lõpus eriti, kui nad kokku võtavad oma kogemust, et see oli nagu kõigest, mitte rahast. Et loomulikult raha on lihtsalt see uks, mille kaudu me sisse lähme, et kuna seal on nii palju neid müüte ja takistusi inimeste olekus ja teaduses, mida nad endale ise paigaldavad sinna. Siis, mis see nüüd oli, mis ma just rääkida tahtsin? Me rääkisime sellest, et hamstrist ja siis tuli raha teema. Just, et juba esimesel nädalal nad tegid selle eeltööd ja ülesandeid ja vastasid vastuseid ja siis üks naine ütles nii selgelt selle välja, et see on nii kummaline, et seni oli see tema jaoks kummaline olnud, et ma olen märganud, et vahet ei ole, kas ma pingutan, teen tööd, siis mul tuleb see sissetulek või siis, kui ma ei tee mitte midagi, et mul oli periood, ma lihtsalt ei teinud enam ja täpselt sama summa. Olen ise täpselt sama koha läbi teinud. Ja see peaks näitama mustvalgelt inimestele, et selle midagi pistmist tegemisega, mis ei tähenda, et olemine on siis see, kes sa oled. Olemine ei tähenda nurgas tooli peal istumist või päevad läbi mediteerimist või lihtsalt diivanil lamamist, mitte et seda ei võiks teha, aga kellena sa seal lamad? Või kui sa teed hommikul kohvi või teed trenni või lähed autoga lapsi lasteaeda või kooli viima, kellena sa lähed? Kas sa lähed õnneliku emana või sa lähed sellena, kes muretseb, mis nendega päeval juhtub? 2 erinevat sina ja kuhu ma tagasi tahtsin jõuda või siis edasi ringiga. Kui sa ütlesid, et sa mõtlesid sellest, et kas tema kannaks neid, eks, siis inimesed mõtlevad, et neil on vaja saada kellekski. Ja tegelikult see sina eksisteerib, on kogu aeg olemas
ja elu jooksul inimesi on lihtsalt õpetatud selle pärast, kuidas väljaspool reaalsus seni on toiminud, eraldatus, puuduse illusioon ja kõik ju kordavad neid endale teadvustamata, sest inimesed lihtsalt ei tea teisiti ja lapsest peale see on selle mängu nimi lihtsalt, hakatakse seda tõe pähe omaks võtma ja kui sa mingil ajal usud, et sa võid olla kes tahes, teha oma eluga mida tahes, siis see hakkab järjest nagu minema väiksemaks on ju, sest sa kuuled kuskilt, et no see ikkagi ei ole võimalik ja ära kujuta endale ette siin ja tule maa peale tagasi ja selliseid asju öeldakse, eks ole, lastele sageli, võta midagi reaalset, sellega sa nüüd küll ei saa ära elatud. Ja isegi kui laps ei kuule kunagi selliseid asju ja oletame, et vanemad on väga teadlikud, mis tänapäeval, see järgmine põlvkond või praegused põlvkonnad kasvavad täiesti teistsuguseks, sest neil ei ole neid arusaamasid. Vanemad on ise nii palju teadlikumad. Aga kui see on omaks võetud, siis inimesel on moodustunud sellest see mina, kes on piiratud. Ja nüüd, kui ta selle mina laseb sel minal surra, sellel identiteedil päriselt, sest me suretame nii-öelda kogu aeg oma eelmisi minasid. Üks mina saab ainult korraga kehtida, see ei saa olla korraga kaks erinevat, see, kes on täieliku veendumusega edukas, mida iganes see sinu jaoks tähendab ja see, kes ei ole. Sa ei saa olla korraga kaks sina. Sa kas käid edasi-tagasi või mängid seda teist. Ja see ei ole olemine. Sa võid mängida kedagi teist, aga see ei ole. Ehk näitlemisel ei ole mõtet. Aga inimesed sageli teevad seda, kas proovivad seda väliste vahenditega, eks, et kas teistele, sageli teistele kinnitada, et siis mind tajutakse edukana. Tegelikult nad muidugi ei tee seda teiste pärast, vaid nad tahavad, et teised kinnitaks, sest neil endal on seda kinnitust vaja. Aga see ei tule sealt väljast kunagi, sellest kunagi ei piisa, mis tahes kinnitus sealt tuleb, kui see nagu põhi või baas on paigast ära, ehk siis kui see põhineb sellele, et mul on vaja, sellepärast et siis ma tunnen ennast väärtuslikuna, siis see on nagu logisev baas, mis see on vundament, jah. Sinna peale ei saa ehitada puhast kvantstruktuuri, ütleme siis nagu joonist, mis on nagu koodidest koosnev sageduslik joonis sinu füüsilise reaalsuse jaoks. Ja kui sa teadvustad, et sina oled arhitekt, siis teed selle platsi puhtaks nendest arusaamadest ja siis hakkad valima, kes sa tahad olla ja ei mõtle, et millal ma sinna juba jõuan ja millal ometi ja nii edasi. Siis alles hakkab see päris mäng peale. Issand, kui põnev. See on väga põnev. See on üks kõige põnevamaid asju üldse, eks, kuidas me oma elu elame tegelikult ja inimeste, mulle meeldib kõige rohkem see, kui inimeste silmad lähevad särama, tuli läheb põlema nagu, okei, nüüd ma näen, jaa, ma olen tegelikult tegelenud nende asjadega, mul ei ole vaja. Ja siis minnakse mõned jälle mõtlevad, ebamugav, eriti, ma tahan selle siin välja tuua, kas tahad ise vahepeal juhtida, lähme edasi. Ma räägin piiblist ka palju oma koolitustes ja programmides, mis iganes, kuidas me nimetame oma õpetustes. Ja mis piibel on, mitte sellepärast, et ma oleks kuidagi usklik, sest et ma ei ole, vaid et piibel ei ole tegelikult selle midagi pistmist religiooniga, see on nagu tehtud religioosseks, aga see on kirjeldus sellest, kuidas reaalsus toimib, kuidas me oma reaalsuse ise loome teadvusena ja see on kirjeldus teadvuse seisunditest. Ehk siis kui inimene piiblit loeb, seda peaks ta lugema nii, et tema on kõik need tegelased, see ei ole ajalooliste sündmuste kirjeldus. Ja seda ei saa võtta sõna-sõnalt, vaid seda tuleb võtta nagu metafoorid on see. Just, aga see on väga täpne. Ja nüüd kui nii, kus ma sellega jõuda tahtsin, mõtleks mujale. Et piibel, metafoorid, inimene ise on kõik need olukorrad ja sündmused. Inimene ise on kõik need olukorrad ja sündmused, mul oleks täiesti mõte tühjaks, võib-olla siis tuleb uuesti tagasi. Et sa oma koolitustel räägid palju sellest piiblist ja... Ja just väga tagasi, nii ja siis enne seda oli veel üks mõte. No sa väga tahtsid selle teema siia sisse tuua. Ja mõtlesin ja sellepärast see ilmselt kohe siis tahab teisel kujul tulla hiljem. No see tuleb täpselt õiges kohas siis uuesti. Kohe vaatame. Täpselt niimoodi see töötabki, aga ma tegelikult ei mõtle seda, mida ma ei mõtle üldse, mida ma räägin, see lihtsalt tuleb. Ma tihti lihtsalt pärast üldse ise ei mäletagi. Inimesed mõistavad seda, kes on kuulanud, et kui sa, ja see ei ole mingi kanaldamine selles mõttes, no sama hästi võib öelda, et kõik on kanaldamine. Tegelikult me oleme lihtsalt nagu laseme läbi enda infot, aga inimeste arvavad, et see mingi väline. Sa ise oled see info, sa ise oled see väli, sa ise oled see, jätame siis korraks piibli kõrvale.
Tuli meelde, ikkagi see tuli see üks lause piiblist ja see ei pruugi olla nüüd nagu täpne, eks nagunii eestikeelne on tõlge millestki eelmisest ja kõik teavad, kes uurivad asja, et algne on mis keeles ja lähevad võib-olla sinna seda vaatama. Aga seal on selline lause nagu, et ennem läheb kaamel läbi nõelasilmast, kui rikas mees saab taevasse. Ja inimesed tõlgendavad seda tavaliselt niimoodi, nagu ongi väga, väga suur osa inimkonda tõlgendab või seda siis tõlgendatakse inimestele, inimesed võtavad selle omaks ekslikult, ehk siis, et rikkus on halb ja et seda sa ei juhtu, et seda ei juhtu, kui sa oled rikas, siis sa ei saa olla spirituaalne või midagi laadset või sa ei ole vaimne. No see on täiesti naeruväärne, selles mõttes on lihtsalt absurd, sellepärast et sellist inimest, kes ei ole spirituaalne, ei ole olemas, sest me oleme vaim, teadvus, vaim, jumal, üks ja sama asi. Ehk siis ei ole võimalik, et üks inimene ei ole jumal, sest see tähendaks, et jumal ei ole kõik, et ta on ainult osa ja siis on veel miski mitte jumal. Ja kui seda niimoodi uurida nagu füüsikalist, mehaaniliselt, siis see illusioon kukub kokku, et on mingid kurjad jõud. Ei ole, on lihtsalt mäng, et miski on negatiivne ja ka see on jumal. Ja kui enam ei nimeta asju duaalsusest, vaid hakkad nägema, et kõik oled sina ise, sa saad valida, mis sagedusega sa oma teadvuse täidad, mis koodidega, mis mõtetega, siis on kõik lihtsalt sinu enda valik. Ja sa hakkad nägema, et su ümbritsev reaalsus hakkab nagu unenägu, sest see tegelikult ongi seda, hakkab vastama sellele. Inimesed on näiteks märganud ju, ma kohe tõlgendan seda piiblilauset ka, aga kõrvalepõige on märganud ju, et kui nad muudavad enda olekut arusaamu, pöörduvad sissepoole, hakkavad tegelema enesearenguga ja nii edasi, kas või nende tavameetoditega, et siis need ööunenäod hakkavad muutuma. Näiteks korduvad unenäod ei ole enam, ei lõppe ühtemoodi, midagi hakkab toimuma teisiti. Oled võib-olla ise ka märganud midagi laadset, eks? Just hiljuti siin nägin ühe öö jooksul 3 korda sama und, iga kord jõudsin natukene kaugemale. Väga huvitav, eks väga konkreetne. Ja nüüd mõeldakse, et et siis on päevaelu ja siis on see ööunenägu, aga tegelikult see on lihtsalt üks teine unenägu. Ja selle me näeme nagu unede tasandid võib nii nimetada või siis lihtsalt, et on üks suur tuba, kus inimene näeb erinevaid unenägusid. Kui nüüd tahta ennast inimeseks nimetada, aga me peame nagu kuidagi siin navigeerima, et täitsa segaseks asja ei ajaks. Okei, inimene, eks. Ja nüüd ta, kui ta teadvustab, et mitte ainult, et see ei ole tema unenägu, inimesed arvavad, et see on tema unenägu. Okei, see on nagu juba väga teadlik, kui ta mõistab, et see on unenägu. See on üks esimesi asju, millega saab hakata tegelikult seda füüsilist reaalsust vähem muutma paindlikumaks, pehmemaks, et kui sa hakkad lähenema sellel kui enda unenäole, siis käid ringi, siis ei ole asjad nii olulised enam. Kas võib öelda ka nagu mäng? Jah, okei, aga kui sa mõistad, unenägu on selles mõttes parem, et mängus on tihti nagu reeglid. Unenäos ei ole reeglid. Sina ise teed reeglid. Ja tõsiselt mõtlen seda. Igasugused asjad on võimalikud, mida inimesed arvavad, et ei ole, sest et nad otsustavad, et ei ole või ma ei tea kuidas või ja nad ei tea, et neil on lukk teadvusesse ise peale pandud, et võt, aga nii ei saa olla, sest see oleks küll liiga hullumeelne, kui ma nii teeks või midagi laadset. Okei, nüüd hakkab teadvustama, et see on tema unenägu, aga nad ei teadvusta, et ta ise ongi see uni. Ja selle koha peal, nagu ma näen, tõmbab lukku ära. Ma saan aru küll, aga tegelikult ikka ei saa ka, sellepärast, et sa ei arva ju, et su unenägu, või mõned inimesed arvavad, öösel nad unes, et seal on teised inimesed. Ei arvad? Ei. Nad tulevad ju sinu seest. Sisuliselt projektsioon. Ja siin me oleme. Mõistad? Peaaegu. See on juba väga hea. See vajab seedimiseks. Ma just tahtsin öelda, et mul on vaja natuke seedimiseks aega. Ja ma annan ühe hea nagu, kuidas siis juhendi või suuna, kuidas seda seedida. Inimesed püüavad sageli panna mingi uue sellise koodi või infokillu, nagu ma annan, teadmise oma vanadesse süsteemidesse seda sobitada. See ei tööta. Ehk nad proovivad mentaalselt aru saada. Pigem pane puhtale lehele. Lihtsalt nagu, okei, äkki ongi nii, eks kui nagu vastupanu üldse ei ole, siis see on nii.
aga kui on vastupanu, siis no aga äkki on, aga mis see on, kui see ongi nii, noh, ma uurin vähemalt, sa ei pea seda võtma enda omaks, sest ma ütlen alati, et ärge uskuge ühtegi sõna, mis ma räägin, et katseta ise, on ju, katseta, eksperimenteeri, proovi, kas kehtib või ei, vaata, mis juhtub. See ongi nagu mängus see suhtumine või mänguna selle võtmine, sest midagi ei saa juhtuda. Midagi ei saa juhtuda ja midagi halba ei saa juhtuda, ainult head saab juhtuda siis, ehk siis nagu seda, mida sa eelistad, halb ja tegelikult ei eksisteeri, eks ole, vähem seda, mida sa ei eelista. Ja siis lasta kehal, mis on tegelikult, me oleme nagu põhimõtteliselt infoväli, nagu selline ilus energeetiline joonis, lasta sellel seedida, et see võtab aega natuke nagu kui sa laed oma telefoni alla mingi uue rakenduse, mingi uuenduse sellele, siis see võtab aega, sest et meil on vaja need sellega vastu käivad koodid ennast vabastada ja see toimub näiteks lihti läbi mingi füüsilise sümptomi või liikumise, ma mõtlen kas või pisarad, mis ei ole alati kurbus, eks vaid lihtsalt hakkab silmadest vett jooksma, haigutamine, naermine, ma ei tea, keegi läheb pissile hästi palju järsku, on ju, palju vett. Mingid peavalud, no võivad olla, jah, aga see ei ole negatiivne, see on lihtsalt see nagu, ütleme, pea valutab kui pärast seda, kui inimesel on pohmell olnud. See on tegelikult tervenemisnäht juba. Inimesed ei tea seda, see on nagu, et kuna su rakud nii kiiresti muutuvad ühest hetkest alates, siis sinna tekib selline paistetus sisse, see on nüüd läheb juba füüsiliseks asi või selliseks meditsiini poole on ju, aga seda paljud inimesed teavad kindlasti on ju, et see on nagu puhver vahel, et ei toimuks suurte muutuste ajal mingisuguseid purunemisi füüsiliselt. Et peavalus on ka lihtsalt nagu selle üks pool sellest on, et see on suure muutuse nagu sümptom. Kui sa käid trennis, siis sul pärast lihased, mida sa ei ole kunagi ennem teinud, lihased valutavad, kui sa kasutad uusi lihaseid. Ma olen enda peal tähele pannud päris 3-4 korda seda, et täpselt natukene mõned päevad enne seda, kui mu teadvus hakkab avarduma või kuidas seda siis kirjeldada, siis tekivad need sümptomid täpselt, et mingid peavalud kuskil, mingid täpselt siuksed, need pisarad, naeruhood, tegelikult su teadvus on siis juba avardunud, aga enne kui sa aru saad, et see maandub sinus nagu selge mõistmisena, mitte enam ei ole nagu teadmise tasandil. Siis see tuleb pärast seda, kui sa oled vabastanud selle eelmise sageduse, mis on tegelikult lihtsalt teine sagedus sinu süsteemis ja see väljendub, igale sagedusele vastab ka biokeemia kehas. Ehk et elemendid ja meil on vaja need endast välja uhtuda. Et su keha muutub kogu aeg vastavalt sellele, nagu nii kõik teavad, et keha uueneb kogu aeg, aga ka sageduslikult. Ja kui sellele mitte vastu olla, mõned inimesed lähevad selle koha peal nagu blokki või kaitsesse või tagasi, et nüüd mul läks hoopis hullemaks ja see ei ole hullemaks, see on osa sellest muutusest. Ja kui seda ei karda, siis on nagu väga hea. See on hoopis oled positiivne. Nagu neutraalne seal. Jah, või on see positiivne isegi ja see on nagu, sa ei pööra selle tähelepanu või mis iganes, võtad siis aja maha, see on ju väga hea. Võin hästi maise näite siia korra jälle tuua, et näiteks toitumine. Õpilased lähevad näiteks keto toitumisele ja siis tuleb see keto flu, et tal on näiteks mingi paha olla, väsimus, seedehäired ja mõtleb, et appi mul läheb tervis hullemaks. Ei. Ja see on nagu puhastumine. Just. Vana süsteemi välja loputus, vana süsteemi koodide ja sageduste välja loputus. Toimub alati, kui midagi uuendada, eks kõrgemale sagedusele. Aga tagasi selle piibli lause juurde, ma tahan ikkagi selle otsa kokku tõmmata, et mis see siis tähendab, et ennem läheb kaamel läbi nõela silma, kui rikas mees saab taevasse. On selline koht, kus kui inimestel läheb sageli ütlus, et kui oled põhjas ära käinud või kui kõik kukub kokku, et siis sealt toimub mingi tohutu muutus ja siis inimene ärkab ja saab teadlikuks ja valgustunuks ja kogu see lugu. Loomulikult ei ole vaja sinna põhja minna, sest põhja ei ole tegelikult olemas, on alati veel üks põhi ja veel üks põhi ja veel üks põhi. Seda ei ole vaja oodata, et saab kohe teha ükskõik kus kohas sa oled selle muutus, et ma hakkan nüüd uurima, kuidas see teistpidi, õiget pidi elamine käib, sest tegelikult on tagurpidi elatud, on ju. Kui pead füüsilist reaalsust mateeriaks, siis see on tagurpidi elamine. Ja siis, et siis see tundub lihtne, et kui inimesel ei ole midagi enam kaotada või tal on tunne, et tal ei ole midagi enam kaotada, et nüüd saab ainult paremaks minna, siis ta on avatud uuele. Ja? Aga sageli need, kes on, ütleme siis keskklass, kui räägime rahalistest või nendel, kellel läheb hästi. Nüüd tekib, mitte kõigil loomulikult, see on üldistus, eks ole praegu, aga on osadel inimestel see
Ja ma olen ise seda näinud, tekib kinnihoidmine sellest, mida ta on nii-öelda saavutanud. Sellepärast, et oi, aga kui ma muudan ennast sinna, kuhu ma tegelikult, ma ütlen jah sellele, kuhu mind tegelikult tõmbab, mis on võib-olla 10-100 korda rohkem küllust ja ma ei mõtle või 1000, ma ei mõtle ainult rahalist, ma mõtlen, et ta elu muutub kardinaalselt, ka see, mida ta teeb oma eluga, kuidas ta elab, kellena ta elab ja nii edasi. Siis selle koha peal tuleb ju see nii-öelda kaitse mõte kohe, et oot, aga ma ei taha ju, et see mu elust kaob, sest see on nii hea. Sest et loogiline meel, füüsiline meel, mis on väga piiratud vahend, ta ei ole üldse selle jaoks tegelikult, milleks inimesed teda kasutavad. Tema arvab, et ta teeb, täidab oma ülesannet. Aga tema kogu ülesanne on lihtsalt tajuda, mis toimub praegu ja see ei ole mõeldud selleks, et me plaane teeksime sellega nii-öelda ja oma elu looksime. Ja ta ütleb siis nagu, kui inimene on andnud oma vähe käest ära või juhtimise sellele füüsilisele meelele, mitte füüsiline meel ei ole tema jooksupoissi allub tööriist, siis see füüsiline meel ütleb, et jah, aga vaata, see on ju reaalne, et sa võidki sellest ilma jääda ja kuna me ei näe, kuidas see parem asi tuleb või avaram asi, mille poole sul tõmme on ja sul ei ole mingid garantiid, siis me ei tee seda. Enne tahan näha ja siis lasen lahti usaldan. Kuidas, ehk siis nagu põhimõtteliselt ütleme siis Eesti need vanasõnad ja kõnekäänud on nii naljakad alati, ma neid vaatan, et seal on nii palju seda mingit piiratuse ja puuduse illusiooni, et vahest nad on lihtsalt naljakad. Ja siis seal ei ole mingit draamat tegelikult kunagi, aga see, et ära sülita enne vanasse kaevu, kui sul on uus kaevatud. Ehk siis ühe käega hoia sellest vanast kaevust, mis on ju kujund selle kohta, et ühe käega hoia sellest vanast kaevust kinni, enne kui sa usaldad, et sul on uus juba olemas või oled selles olekus, et sa naudid seda uut. Aga niimoodi ei toimu mingit erilist muutust, inimesed muutuvad sammhaaval ja mitte, et sellega midagi jälle valesti oleks, igaüks teeb ise, mis ta oma eluga teeb, aga tegelikult, kui nendega rääkida, kui need inimesed ütlevad, mis nende sees toimub, siis on selline tunne, et midagi nagu, sageli öeldakse, et hing ei ole rahul või süda ei ole rahul või millegi pärast, et mul on kõik, aga ma ei tunne ikkagi täiesti nagu see täitumuse tunnet või sellist, et mu elu on nagu pinna pealt võib tunduda nagu muinasjutt, aga nagu midagi on nagu off, nagu paigast ära. Ja see on tegelikult märk sellest, et ta ei ole tema ise selles, ta ei ela seda elu, kes ta tegelikult juba on, ta teeskleb, et ta on keegi teine. Ja tegelikult sa seal nii-öelda jutumärkides õiges kohas oled, sa võid 10 korda sinna vanasse kaevu sülitada, ilma et sul üldse midagi uut valmis oleks. Sul ei ole üldse seda kaevu vaja. ei ole vaja sülitada, midagi vaja teha, et lase lahti. See on juba, sa oled seda kaevu nautinud, ta olla seal, aga see ei puutu enam sinusse. On ju, ja see uus kaev nii-öelda, see on tegelikult sina ise, eks, alati. Ja see on, tõmme ei ole kunagi põhjuseta. Inimesed arvavad, et nad saavad sellele tõmbele kuidagi ei öelda. Mis juhtub, kui nad proovivad seda tuimestada, seda tõmmet? Sa tead, millest ma räägin, ja kõik inimesed tegelikult teavad seda, et nad teavad. Miks sa nii väga seda uut Porsche't endale tahad, sest sul on see juba olemas? Miks sa tunned nii tugevat tõmmet selle mingi konkreetse asja poole või? Ja sellepärast, et see on sinu uuele sagedusele vastav loomulik. Vahel on muidugi ka, ütleme siis, ma nimetan neid egosoovideks, ehk siis kui inimene tahab seda asja, ütleme, et see on see uus Porsche, mis Porsche on väga toredad, eks ei ole küll minu lemmikauto, aga see on ju iga ühe isiklik asi, näiteks uus Porsche, okei. Ja ta tahab seda ja nüüd kui ta tahab seda ilma, et ta teadvustaks, mis ta olek on seda soovides, siis isegi kui ta saab selle, ta tunneb ennast hetkeks hästi ja siis tal on täpselt see sama tunne, et aga midagi on ikkagi puudu. Kui ta ei teadvusta enda olekut, tavaliselt see on siis, mitte see, et see oleks absoluutne, mõnedel inimestel see ongi siis puhas soov, et see vastab, see on lihtsalt, see tundub tema. Nagu see on talle loomulik, umbes sama nagu kleidiga, sama nagu toiduga, mis jooki sa jood, mis toitu sa sööd, mismoodi sa oma päeva veedad, millega sa oma mõtted täidad, on ju teadvuse, täidad tegelikult, kuidas sa millelegi reageerid, kas sa üldse millelegi reageerid, mismoodi sa vastad, millele sa üldse tähelepanu ei osuta, kõik see, et see auto on lihtsalt üks element ja ei ole parem ega halvem, vaid samamoodi ju üks osa elust. Ja tavaliselt on siis see põhjus see, enamasti on see põhjus see, kui ta tunneb korraks ainult hea tunnet, siis tal on vaja järgmist ja ta jänest, mille järgi joosta. On see, et ta on selle, ta arvab, et see tunne, kes ta on, et see auto teeb teda selleks, kes ta on, et siis ma olen.
see, kes ma tahan olla, kes ma kujutan ette, et siis ma olen edukas näiteks, eks ole, kas teiste silmis, enda silmis, alati tegelikult enda silmis, teiste peas, nii-öelda on see, mida sina sinna endast projitseerid ja näed seda seal. Või siis, et ta tunneb seda tunnet lõpuks siis, kui tal on see auto, aga ei tunne ju. Nüüd, kui ta ei ole, siis ei tunne pärast selle auto saamist. Kui see auto on tema loomulik nagu eneseväljendus või sisuliselt nagu käsi või miks inimesed kannavad neid riideid, mis nad kannavad, see on nende sageduse väljendus. Ühel hetkel ju tundub, nagu sa just enne tõid nii ilusti selle näite, et see ei ole enam sina. Ja nüüd kui see auto on päriselt tema, vastab tema uuele sagedusele, siis ta on täiesti rahul sellega. Aga see ei muuda seda, kes ta on, sest ta on juba enne auto saamist see. Ja see auto on lihtsalt nagu check, nagu kinnitus. Nagu, et sa näed oma peeglipilti ja see on täpselt see, kes sa tead, et sa oled. Aga sul ei ole vaja seda autot, ta on ka ilma selle autota see, kes ta on. Siin on see vahe. Ja inimene, kes püüab seda autot saada või tahab seda autot selleks, et siis ma tunnen ennast nii, et siis ma olen, siis see jääb nagu tühjaks katseks, sellepärast, et see on lõputu, sest tegelikult on tal vaja teadvustada, et sellega tegeleda, mis siin on, selle puuduse illusiooniga. Me enne korra seda ka puudutasime, et kui inimesed sinu juurde tulevad, et nad osad, siis ma tahan endal midagi nagu materiaalselt saada, on ju, versus need, kes siis ma tahan ise endaga tegeleda ja siis need asjad. Ja, aga sellega ei ole midagi valesti, sest paljud leiavadki selle alguses, minul endal oli samamoodi, eks ole, ma tahan ju seda enda ellu, et miks seda ei ole ja sa leiad läbi selle saad aru, et tegelikult sa ei taha asja, sa tahad seda tunnet. Ja võti ongi selles, et kui sa seda tunnet oskad, mitte nagu juba ilma asjata saada või? Jah, ja mitte saada, vaid sa ise oled selle tunde allikas ja kuidas sa see oled, siis see on tegelik manifesteerimine. Ainuke manifesteerimine on see tunne, et sul on ja kui sa tead, mis on päris reaalsus ja kuidas sellele ligi pääseda ja kuidas selles olla ja mis tunne see on, kui sa päris reaalsuses oled, kus on rohkem värve, kui me siin näeme. See, kes teab kvantfüüsikast või nagu üldse nendest asjadest rohkem, siis teab igasugused 4% ja 96%, aga me ei hakka võib-olla sinna minema, et me ei jõua ju kõigest täna rääkida ja pluss inimesed saavad alati tulla ja siis ma räägin neid asju oma programmides väga põhjalikult. Keda rohkem huvitavad need detailid. Kus me nüüd jõudsime, eks ole, see oli väga hea näide, see Porsche näide. Aga see ei tähenda, et see soov iseenesest on vale, sellepärast, et kui ta selle enda puuduse tunde ma õpetan ka emotsioonide lõpuni tundmist, see on selline absoluutne A ja B. Inimesed tavasti ei oska oma emotsioone tunda, suruvad need alla, pakivad kokku ja ühel hetkel see pressib ikkagi pinnale. Nii positiivsed kui ka negatiivsed. Ja just, sest positiivsed emotsioone ka ei tunta lõpuni. Sest et meid õpetatakse. Miks? Ära naera nii kõvasti. Mis sa särad siin? Miks sa nii õnnelik oled? Mis sul viga on? Kas sa oled mingi ainal? Need asjad. Ja siis inimene on nagu, ma ei saa olla selline. On ju? Juba lapsest peale võib olla. Et ära ole nii, ära naera nii kõvasti. See hakkab ju väga nagu väikestest lausetest peale ja ma ei mõtle, et keegi on kuskil ohvreid, sellist asja ei ole olemas, eks ole, kuigi me oleme ohvri rollis olnud kunagi oma elus, nagu mänginud seda teatrietendust. Aga lihtsalt, kuidas asi toimib ja pealegi inimesed kui nad ei ole harjunud oma süsteemist selliste energiakogust läbi laskma nagu kehast, siis see tundub alguses, mul mitmed inimesed öelnud, et see võib olla muutuda isegi seksuaalseks, sest et see on nagu, sa oled nagu nii eufoorias, kui sul on väga hea emotsioon ja kui sa ei oska seda süsteem ei ole, ütleme, kui kujutada ette nagu elektrisüsteemi, et need teed, kust see info läbi jookseb, on peeniksed, sa ei ole seda veel uuendanud kõrgemale võimsusele, siis see muutub ebamugavaks, nagu ülelaetud tundeks, aga loomulikult on kõike võimalik muuta. Ja nüüd, kui ta õpib oma positiivsed emotsioonega lõpuni tundma, siis järsku on loomulik olla mitte nagu selline excited või ülieeufooriline või nagu ülelaetud või nagu elektrijänes on ju, vaid et sa lihtsalt võngud kõrgemalt sagedusele ehk tunned ennast ülihästi samaaegselt neutraalselt. See muutub, ehk siis see baassagedus muutub kõrgemaks. Pluss, et sa ei näe enam selle madalamate sageduste infot, seda lihtsalt pole enam. See ei eksisteeri. Sa võid näha veel neid, see on üks asi, mida ma kindlasti tahan täna mainida. Maini kohe. Või kohe, siis on ju ja väga hea, et sa ütled kohe, et ärme jätta hilisemaks. Lähme siis selle kõrvale. Ehk siis, et emotsioonide lõpuni tundmine, see on nagu selline, ütleme, algklassid. Alguses on seda vaja teha ja siis saabki selle baasi puhtaks sellega ja see ei ole lõputu.
edasi läheb asi palju huvitavamaks, et see ei ole lõputuse emotsioonide lõpuni tundmine. Aga kui on väga palju seda pagasit, siis alguses on vaja seda teha, sest mõned tahavad sellest üle hüpata, aga see ei tee midagi head. Aga ma tahan kohe hakata miljardeid looma. Okay. Aga no see ei ole võimalik, sellepärast, et inimestel ei ole, kui neil on palju seda, ütleme siis, mittevajalikku infot salvestatud nende süsteemi, mis on ka lihtsalt emotsioonid, on ka lihtsalt info ja need sellega kokku käivad arusaamad, piiratud arusaamad on ka info lihtsalt, siis neil ei ole võimekust energeetilist ja võimekust ja neil ei ole fookust. Nende fookus on hõivatud. Eks kui sa mõtled, et see fookus on nagu laserkiir, siis see on hõivatud kogu selle asjaga. Sul ei ole võimekust veel vastu võtta, elada seda elu, kui sulle kukub sülle mingisugune näiteks lotovõit. Paljud inimesed ju vabanevad sellest millegi pärast. Mitte valikuliselt, nagu mitte teadlikult. Oled kuulnud neid lugusid? Võitis lotoga ja kaotas kõik. Okay. See on sellepärast, et neil ei ole võimekust seda mitte nagu vastu võtta, aga olla selles sageduses. Ja sellepärast on vaja baas puhtaks teha ja siis kuskil ei ole kiire. Siis saab edasi minna. Nii see, millest ma rääkida tahtsin, on, et võib-olla räägime natuke sellest ajast, mis praegu toimub ja ma ei hakka mingid ennustusi tegemast. Teil ei ole üldse mingid mõtted, tegelikult ei ole mingid ennustusi. Kui sellised olemas, alati saab öelda lihtsalt, et kui inimene jätkab samas sageduses, siis tõenäoline on, aga see ei ole mingi lukus asi, okay? Miks ma tahan seda järgnevat asja öelda, on see, et paljudel inimestel on väga suur segadus, ma näen seda mingite teiste kaudu, ma nagu otse seda just ei näegi see, ütlevad, et võt nii on, inimesed tunnevad hirmu ja mingi kaos ja mis maailmas toimub ja kõik on hulluks läinud ja kuhu me jõuame ja kõik on halb ja dramaatiline ja tegelikult seda ei ole. On lihtsalt, kui mõelda teaduse toimimisest nüüd hetkeks või ka reaalsusest nagu prismast, mis murrab valguskiiri, siis praegu on selline aeg, kus toimub erinevate reaalsuste lahknemine. Et tegelikult on need reaalsused hästi lähestikku kogu aeg, et me liigume kogu aeg ühest teise tohutul kiirusel, ei hakka siin detaile ütlema, räägin nendest oma programmides. Ja kui kujutada ette neid erinevaid reaalsuseid või inimesed ütlevad sõna ajajoon, tegelikult neid ka kui selliseid ei ole olemas, aga selleks, et oleks lihtsam mõista, kui mängime, et minevik, olevik, tulevik on olemas, siis need tunduvad nagu ajajoontena ja kujutame nüüd korraks neid ette nagu raudtee rööbastena, raudteena, erinevad raudteed. No kui keegi on kunagi näinud drooni vaatest või piltidelt või linnu vaatest näiteks raudteejaamu, siis seal on hästi palju neid erinevaid raudteesid paralleelselt, eks siis nad hakkavad lahknema. Okay? Ja nüüd see praegune prisma, see kuidas reaalsus praegu, mis ajas me sisuliselt elame või tegelikult see on lihtsalt asjade olevikus praegusel hetkel, on see, et need erinevad teed, me oleme selles sõlmpunktis ja praegu on väga lihtne eriti 2026. aastal hüpata ühelt raudteelt teisele. Sellepärast, et nad on lähestikku. Me oleme nagu selle prisma keskel, sa saad vahetada. Otsustada, et okei, siit edasi ma lähen nüüd selle sageduse teed. Aga varsti enam ei saa hüpata? No saab ikka, aga see nõuab oluliselt rohkem distsipliini, enese valitsemist, enda nagu teadlikkust. See nõuab kõrgemat teadlikkust ja kui inimesele ei ole teadlikkust, praegu saab nagu ütleme siis mitte nii teadlikku, väga kergelt hüpata. Aga siis hiljem, kui lasta ajal, lineaarsel ajal nii mööduda, siis need rongid või raudteed on üksteisest kaugemal. Ja siis on vaja rohkem nagu, tegelikult see ei ole nagu pingutus, aga on vaja rohkem keskendumist, rohkem pühendumist, mida inimesed tajuvad, et läheb rohkem aega või et mul on vaja teha nagu tugevam valik, et ma ei saa võib-olla nii palju teha neid asju, mida ma tahan oma hobidega tegeleda, on ju, ma pean keskenduma ainult sellele, et see saab olema selline. Miks oodata? Ma küsiks selle koha peal, kui me räägime, teame, et asi on nii, siis miks oodata? Ja sellest tulebki see, et on erinevad seletus aitab mõista ka seda, et on erinevad planeedid maa, samamoodi inimesed küsivad, et oi, aga vaat mis saab, et kliimamuutused ja muud taolised asjad. On alles maa, kus jäävad need asjad, lähevad nii-öelda nagu nii-öelda negatiivsesse suunda ja osad inimesed jäävad sellele elama ja siis on teine planeet maa, kus asjad on suhteliselt neutraalsed või neutraliseeruvad ja siis on teine planeet maa, kus on tohutu küllus ja kõik läheb hoopis teises suunas nii-öelda ja igal pool on inimesed ise valivad, kus nad on ja sellepärast me näeme seda, et
seda võib kujutada ette ka niimoodi, et mitte nüüd ainult see looduse asi, vaid ka nagu sageduslikud kogemused, teiste inimeste olek, millest nad räägivad, millest nad huvitatud on, mis vestlused ja teemad üles tulevad. Kui me tajume enda reaalsuses kedagi teist, kes räägib mingitest teemadest, mis meid absoluutselt ei huvita, sest mingi draama või ka halvasti ja mingi kurtmine selline asi, siis see ei tähenda, inimene hakkab mõtlema, et temaga on midagi valesti, sest see minu teadvuse projektsioon on ju. Aga me jagame unenägu ka. Et me ei lähe täna sellesse kõrgemasse nagu õpetusse, kus ma selgitan selle hästi selgelt lahti, kuidas saab ka valida teisest inimesest teise versiooni, aga ma lihtsalt ei hakka tänu seda siin edasi andma. Põhimõtteliselt loomulikult see käib ka nii. Aga kui sa näed seda enda reaalsuses, et vot on ja miks jälle on ja miks keegi räägib nendest hädadest ja asjadest, kui mina olen juba tegelikult otsuse teinud, et ma võngun teistmoodi ja sa tunnedki, et sa võngud teistmoodi, siis sa võid seda näha niimoodi, et ta on sageduse mõttes nagu klaasseina taga. See ei tähenda eraldatust, ta lihtsalt ei ole tegelikult enam samas reaalsuses, aga sa näed teda, sa kuuled tema sõnumit ja sul on vabadus valida, kas sa nüüd hakkad kokku võnkuma sellega ehk kopeerid seda sagedust. Teine inimene ei saa panna midagi, kedagi tundma. Nii et meil on see raudtee, sa võid seista ühel pool raudteed, lehvitada sinna teisele poole, aga sa ei pea hüppama sinna teisele poole. Sa ei pea minema temaga sinna samma, täpselt muidu sa hüppadki, kui sa hakkad võnkuma. Ja samamoodi on muidugi palju positiivsem või kõlab positiivsemalt ja toredamalt, haaramalt see, et see teine inimene, kes on nüüd madalamast sageduses, sest ta lihtsalt ei tea paremini. Ega see ei ole mingisugune negatiivne asi oma olemus, et see on lihtsalt teatud teadlikkuse tasand. Ja nagu teise võnkega muusika. Muusika ei ole halb ega hea, ta lihtsalt on. Ja see inimene, kes on siis teisel pool seda klaas teises reaalsuses, tema saab samamoodi, kuuleb sinu sõnumit. Kui sina oled sina ise edasi, ei hakka teda õpetama, ei hakka teda muutma, vaid oled lihtsalt sina ise edasi. Ja järjest enam sel aastal eriti, 2026 algus on praegu, on vähem tegemist, asjad hakkavad toimuma pelgalt kohaloleku peale ja need inimesed, kes mõistavad, kuidas olla, siis näevad oma reaalsust muutumas ja ei võivad 100 korda vähem panna asju toimuma, eks ole, nagu nii käib see nii. Ja nüüd, kui see teine inimene, temal on ka võime näha ja kuulda sinu olekut, sinu sõnumit, seda, kuidas sa oled, seda, kuidas sa räägid, kui sul on mingi sõnum, kuuleb ka seda sõnumit ja ta saab teha valiku. Tal on võimalik valida enda sagedus ja võnge samamoodi kõrgemasse. Ehk siis ei ole kinni mingisugused teed. Et see klaassein ei tähenda seda, et tal ei oleks võimalik sealpool muuta enda sagedust ja siis ta tuleb automaatselt teise, eks ole, reaalsusesse. Aga see ei ole nüüd see koht, et keegi läheb nüüd õpetama teisi, et näed. No see ju ei toimi. Mina ei õpeta kunagi kedagi sellepärast, et nagu inimesed tulevad ise mu juurde, mul ei ole mingit huvi kedagi õpetada, sest et ma ütlen inimestele, lihtsalt ma aitan neil mäletama hakata seda, mida nad teavad. Inimesed sellepärast ütlevadki, et aga mul on tunne, et ma alati teadsin seda juba, et tundub nii tuttav, nagu sa räägis minu juttu. Aga nad ei ole ise seda omaks võtnud, et niimoodi saab elama hakata ja et seda nagu tuleks teha kohe, millal siis veel, mingit muud aega ei ole olemas kui praegu. Just. nii põnevad teemad, lihtsalt siia võikski tunde jutustama jääda, on ja. Aga praegu ma tahaks hakata saadet vaikselt kokku võtma, et äkki siia lõppu veel võtame mingid nagu põhilised teemad või mingisugune sõnum, mis sa tahaksid praegu vaatajatele, kuulajatele nagu siia lõppu öelda, lisaks muidugi ka, kust inimesed sind leida saavad. No räägime kõigepealt selle ära ja siis vaatame, mis sinna sõnumisse tuleb, mul tavaliselt ei ole mingit sõnumeid ja mõnikord tuleb ka, inimesed võivad mind leida, ehk kui sa nüüd tõmmet tunned ja tundub huvitav ja sest tavaliselt see on, ma tahan rohkem midagi. Või siis on ka tunne, et api, see on nii out there on ju või kuidagi ebamugav, vahet ei ole, tavaliselt tulevad alati ringiga tagasi või ei tea pärast. Mis iganes tunne on, kui huvi on, siis praegu on mu leht supremeempires.ee. Ma ei tea, võib-olla sa paned lingi ka, sest see on ingliskeelne, eks ole. lõpuga supremeempires.ee ja seal on kõik avatud, praegu avatud programmid ilusti saadaval, saab tutvuda nende asjadega seal ja siis valida vastavalt mitte loogikale, nagu inimesed sageli küsivad, saadavad meili, ütlevad, kust oleks mõistlik alustada. Ma saan aru, mis nad mõtlevad, nad tegelikult tahavad teada, et mis on nagu kõige parem tee, aga kõige parem tee on igal ühel erinev, ehk et millegi pärast, kui seda nagu vaadata seda, seal on visuaalideks, ehk siis teatud nagu graafika või pilt on iga kursuse juures, see võngub erinevalt ja kui inimene ei tea, mis see tähendab, siis ütleme, et see tundub, üks tundub teisest huvitavam.
täiesti nagu maakeeli öeldud, on ju. Üks tundub millegipärast teisest huvitavam, nagu sul nende kleitidega. Ja see, mis tundub huvitavam praegu, ilma loogikata, vahet ei ole, odavam, kallim, see ei ole oluline. See on see, mida valida praegu. Ja kui siis mõelda, et ma ootan mingi pool aastat ja siis valida see, siis see sagedus ei ole enam sama, et mitte te ei võiks, juhtub seda ka, on ju, aga vali siis see, kui sa ootad mingil põhjusel, ma ei tea, mis põhjusel sa peaksid ootama, aga vali siis see, mis siis tõmbab, et siis võib-olla kõik muutunud selles, mis toimub sinus ja sealt leiab kõik ja sul on seal ju ka tasuta natuke on jah, ka tasuta sisu, aga see muutub õige pea, ma ütlen kohe selle siin välja, sest sul on ju, läheb see kohe nii, et ärge hiljaks jääga. Ja see muutub õige pea, sellepärast, et sina oled näinud võib-olla seal siis nendes materjalides, mis seal olid, või praegusel hetkel veel on varjust ja valgusest palju. Ma mainin selle äkki siin ära, sest et paljud leiavad nagu sinagi esmasena selle info. Ja sellega on kõik väga okei, aga see on nagu rohkem selline eelkooli või algklasside materjal selleks, et mis ei ole negatiivne, halb ega vähem, vaid see on selleks, kui inimene üldse ei mõista, mis ta sisemuses tegelikult toimub. Tal ei ole tegelikult selget pilti sellest, kuidas ta toimib, miks ta toimib, et mis mõtted jooksevad ja kus on nagu positiivne, kus on negatiivne, mida ta kogeb negatiivsena, positiivsena. Siis see on selline esimene kaardistamine. Selleks on see väga hea ja põhineb jungiaanlikul psühholoogial, paljud inimesed on seda uurinud, need, kuidas mina seda edasi andsin ja siis on väga nagu lihtsustatud, nagu sa ise ütlesid, mis tähendab, et see on hästi võimas, et sa saad selge pildi ilma, et sul on mingi, ma ei tea, 20 või 12 arhetüüpi on ju, neid on see 8. Aga mis juhtub, kui inimesed satuvad tohutusse vaimustusse sellest varju ja valguse asjast, sest nad saavad sellise efekti juba ainult sellest, on see, et nad jäävad sinna pidama. Ja ei lähe edasi. Ja see on ainult nagu algus. See on ainult algus. Ja seal on paraku sees ka see arusaamine, mida ma ei annagi sellest tasuta osas edasi, et inimene ei ole mitte, siin ei ole meie. See on põhiline, mis nendes valgusõpetustes natuke nagu nihkes on, või vähemalt ma näen seda inimestes, kes on palju valgusõpetusi tarbinud. See love and light ja muu sarnane asi on ju, ja siis on igast tehnikad, et räägitakse meiest. Ja see tähendab seda justkui oleks jagatud vastutus. Kas me jõuame sellest siin lõpus veel rääkida? On ju, et on meie ja vot mina teen mingeid asju, aga vot siis on need teised, kes teevad mingeid asju minule või nemad ikkagi mõjutavad või vot ma ei saa, aga sellist asja ei ole olemas. Ja kui nüüd see meie ära eemaldada sealt ja mõista, et on üks ja sina oled see üks. Ja see alguses tundub veider, on ju, et mis mõttes, aga teised on ju ka. Aga teised oled sina. Et on sinu üks versioon. Ja mitte nagu ülekantud tähenduses, vaid sõna otseses mõttes, sa saad valida, mis versiooni sa mingist inimesest näed. Ja siis, kui see hakkab klikkima mitte mentaalselt, mitte teadmise tasandil, vaid nagu sügavamalt, ehk see on läbi seeditud, et tuleb mõistmine ja kuidas selleni jõuda, seda ma annan oma programmides, et see toimub seal aktiveerimiste ja muude asjade kaudu. Ja meistriklasside kaudu, siis ei ole enam üldse mõtlemist sellest, et mis need teised teevad. Sa näed juba, kuidas see toimib, eks? Sellepärast, et sa mõistad, et sul on endal täielik vabadus, vastutus üks sama asi, ainult positiivne, endast toimub üle ja siit tuleb see, mis on väljaspool ka teiste kujul. Ja siis juhtuvad sellised asjad nagu ka üleöö, nagu mu klient just, üks anus klient just kirjutas mulle nii toreda kirja ja ütles, et ta oli olnud siis mu koodinägija kuutasupõhises liikmeprogrammis ainult 3 kuud, mis on väga lühike aeg tegelikult ju. Ja siis ta oli tasuta asju ka vaadanud. Ja ta kooselu abielul oli lahutuse piiri peal, selle täitsa nagu minekul nii-öelda ja üleöö, kui ta üks klikk ära käis, üleöö ta abikaasa muutus. Nii et ta ütles, et üks abielu päästetud nii-öelda, eks ole. Plus teine asi sel samal inimesel toimus, et ta 5-aastane laps, kellel oli diagnoositud epilepsia, kui nad läksid järgmine kord arsti juurde, see ei leidnud mitte midagi. Ja sellised asjad juhtuvad, kui hakata neid lukus paradigmasid uudishimuga vaatama, neist lahti laskma, et äkki ei olegi kõik nii lukus, nagu tegelikult on öeldud või ei oled uskunud, et on. Seda on nii võimas lihtsalt mõelda, kuidas sa saad ise näiteks oma kaaslase edukamaks muuta, on ju, selles mõttes. Või kui näiteks, toomegi mingi maise näite jälle, et kui sul on keegi kõrval kuskil ringkonnas, kes teeb sulle halba, ta käitub suga halvasti, siis sa ei saa teda muuta, vaid sa pead ise ennast nagu jah, ainult ennast muudad seda, kes sa oled, enda versiooni, kes on juba olemas, ehk nihkud tegelikult teise sinasse.
ja siis näed seda teist inimest, sest tema ei ole ka enam seesama inimene, aga kuidas see täpselt nagu füüsikaliselt või mehaaniliselt töötab, mis teeb selle asja väga lihtsaks ja siis ei ole seal midagi nagu, et kuule, see tundub udune või kuidagi ebaselge või noh, inimesed tihti nagu kobavad, eks ole, nende, et vahest nagu läheb pihta, vahest ei lähe. Ja kui sa mõistad selle mehaanilist toimimist ja selles mehaanikas ei ole midagi nagu noh, nagu kuiva või mitte maagilist, see on täiesti maagiline mehaanika, kuidas kõik toimib mehaaniliselt. Siis läheb asi väga lihtsaks ja elu ju on olemuselt tegelikult lihtne, mitte keeruline. Esimene asi, millest võib ma ütlen alati seda, ütlen alati igal pool, nii lihtne ongi. ja stress on inimestel, kes päriselt pühenduvad sellesse, näiteks tulevad sellesse aastasesse vibrationisse, see on juba päriselt pühendumineks, sest nad teevad otsuse, et nad on aasta seal sees. Siis nad ei koge stressi. Stressi ei ole. See eeldus, et stress on loomulik elu osa, on täielik jama. Kas see tundub loomulik, et see peaks nii olema? Ei ju. Võimas. See äkki jah, see oli väga, väga hea ja ilus sõnum siia lõppu, et veel kord, Eva, suur aitäh, et sa saatesse tulid ja kõike seda infot minu vaatajate ja kuulajatega jagasid ja kindlasti istutasid palju seemneid inimestele pähe ja loodan, et tulevad su kodulehte ka vaatama. Aitäh, et tulid. Aitäh. Näeme järgmine episood.